kell on 8. Asun oma Engeni kohal asuvast hotellist taas teele. Proovisin leida otseteed tagasi Engenisse, kuhu ma pean minema, aga pole mingit varianti, pean ikkagi selle ringi tegema, millega eile lõpetasin. Aga muidu plaan on jõuda Engenisse, teha seda pigem minimaalse pingutusega, sest päevaks lubatakse kuumalainet ja 30 kraadi sooja. No näed sa, Engenisse näikse viivat kohe päris optimaalne rada. 14,5 kilomeetrit. Üks ilus moonipõld siin. Ja olen sellisele teele jõudnud. Jalutan läbi Engeni külast. Tundub selline väga vaikne. Päev on laupäev ka. Ja nihkun Engenist Mühlhausenisse, Mühlhausenisse. Ja vastu on tänase päeva jooksul tulnud juba päris mitmeid ratsutajaid või siis hobusega jalutajaid. Päris ilus tee siit Mühlhausen Engenist edasi. Pikimaisi põllu äärt, vahelduseks natuke sirget rada, ei mingisugust ronimist. Aga seal mäe otsas tundub olevat mingisugune ehitis, mingi vana kindlus vist. Selleks siis siukene imelik tipp sellel mäel. Ja jalutuskäigu muudab meeleolukamaks kõrval ulisev ojake. Ning kellel oleks midagi selle vastu, et kuumalainega väike puudevilus astuda. Ahaa, see puudevilu on ilmselt siis selle värava taga oleva lossi park ja ojake selle ümber. Kaitsekraaviks seda ilmselt nimetada ei saa, liiga madal, aga midagi siia juurde kuuluvat. Salajane mäetipp ees muutub selgemaks, aga mis asi see täpselt on? Vaata, aru ei saa. Siin on nüüd infotahvel siis selle saladusliku objekti kohta seal mäe otsas. Ikkagi tegemist on kindlusega, mille ehitus algas juba 1190. aastal ehk siis 12. sajandi lõpus ja 13. sajandi alguses tehti see sinna. Ja võtan veel ühe lähema vaate. Lähemale vist turistid ei saa. Siin on mingisugune parkimisplats ka. Ühed inimesed just käis hei, autost on päris palju. Äkki kuidagi saab ronida. Vahet ei ole, mul ei ole praegult see teekond. Ja see ilus uus rattatee peaks mind nüüd Engenisse välja viima. Tühise mitte ei ole. Rattureid sõidab ja üks auto, mille pikki pärast liikus ka. Ja ongi juba silt Große Kreisstadt Engen. Landkreis Konstanz. Saan nüüd Engeni ainsas pargis istuda ja väheke pikniku pidada. Kiirustada pole kusagile. Hotelli check-in algab alles kell 3 ametlikult. Engeni kesklinn näeb välja nagu linn. Nagu üsna suur linn. Ja puude taga on peidus ka kõrgemad majad. No nii, olengi tuppa jõudnud, tuba oli valmis 13:42. Ja matkapäev kujunes selliseks nagu planeeritud, see tähendab suhteliselt lühikeseks, siiski 20 kilomeetrit sain kirja tänu viimasele linnas tiirutamisele.